Isa, me täname, kiidame sind sinu ligiolu eest, sinu läheduse eest. Ja Isa, ma kuulen, ma näen. Ja Isa, ma tänan sõna tarkust. Isa, ma tänan, et täna võidmine on kohal. Isa, ma tänan selle sõna eest ja õpetuse eest, mis sa meile annad täna. Sa oled hea Jumal, sa oled ustav Jumal, sa oled vääriline püha Jumal. Kogu au ja kiitus sulle, Isa. Kogu au ja kiitus sulle, Isa. Kogu au ja kiitus ja ülistus sulle, Isa. Kogu au, kiitus ja ülistus. Amen. Kogu au, kiitus ja ülistus kuulub meie Jumalale. Amen. Amen, amen, amen. Me jätkame vaatamist. See Jumala sõna. Ja me oleme vaadanud, et tunnistus toob tulemuse. Ja see tähendab seda, et kui tähtis on see, need sõnad, mida me enda seest välja räägime. Amen. Ja meie sõnad peavad kokku minema Jumala sõnadega. Amen. Halleluuja. Kiitus Jeesusele. Ja kui me anname Jumala kogu au ja kiituse, siis ja me austame Jumalat, ütleb, et kes teda austavad, tema austab neid. Amen. Ja me austame tema sõna, me austame tema, mis tal on meie jaoks täna siin paigas. Me saame austatud. Amen. Aga see kõik saab alguse tunnistamise on selles, kui me võtame Markuse 11, 23 ja 24 välja, siis ta ütleb siin, kus ta ütleb? Amen. Ta ütleb, et no, siin 24 on kalmat. All on 23 ja 24. Tõesti, ma ütlen teile. Kõigepealt 22 ta ütleb, olgu teil Jumala liiki usku. Vaata, kui põnev on selle juures see kõik hakkab pihta tegelikult sellest, et nad kõnnivad ja lähevad viigipuust mööda. Ja Jeesus neab viigipuu sureb ära, Peetrus tuleb meelde, issanda sõnad, et vaata see puu, mille sa neetsid, on surnud. Ja Jeesus ütleb selle peale, olgu teil usku Jumalasse või olgu teil Jumala liiki usku. Amen. Ja siin tuleb tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb sellele mäele, kerki üles, kukuta end merre ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle. Vaata, kui tähtis on tulla uskuma neid sõnu, mida sa välja ütled, mida sa räägid. Amen. Ja me teame, et õpetussõnad ütlevad väga hästi, et suu räägib seda, mida süda on täis. Ja me saame teada, mida süda on täis, kui tulevad rasked ajad. Sest kui kõrge, nagu ma olen öelnud, ülistada, hüpata, karata, siis kui kõik läheb ilusti ja kenasti, igaüks suudab seda teha. Aga siis, kui on rasked ajad, me peame õppima ka ülistama, kiitma, hüppama ja rääkima. Ja võtta raskedel aegal, ütleme me ikka neid samu sõnu välja, mida Jumala sõna ütleb. Ükskõik kui raske aeg on, ükskõik keeruline on, Jumal ei ole muutunud, Jumala plaanid ei muutu kunagi ja Jumala sõna ei muutu kunagi. Amen. Kas ta ei ütle ka mitte, et ta ei võta kunagi tagasi oma kutsumise kande? Ta ei võta kunagi, järelikult Jumala plaan ei muutu. Jumal ootab lihtsalt, et inimesed tuleksid meele parandusele. Mis iganes olukord on, mis situatsioon on, et inimesed parandaksid meelde, pühenduksid ja Aga see ongi see täpselt sama, et meie sõnades on vägi. Seepärast ma ütlen teile, kõik mida te iganes palvest endale poolt usku te olete saanud, siis see saabki teile. Jälle, me räägime välja sõnu. See on väga... Vaata, ta ütleb ka, kus ta veel ütleb, et lihtsalt sõna, me ei pea olema sõna kuuljad ja rääkida, sinna lisandub ka tegutsemine. Amen. Ärge olge ükspäev kuuljad, vaid olge ka sõna tegijad. See on Jakobuse 1.22. Ja sõna tegija oleme tähendab, et me tegutseme sõna järgi. Kui me räägime, et usume Jumala sõna, siis me ka tegutseme selle järgi. Amen. Aga me ei tohi ära unustada, kust tuleb usk. Usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb kust kohast. Kristuse sõna järgi. Ja me elame homme seda elu, mida me täna räägime. Amen. Ja mida rohkem me Jumala sõna välja räägime, seda rohkem see kukub meie südamesse ja seda rohkem seda hakkab välja tulema. Amen. Ja kui me usk kasvab, hakkame me omama oma õiguse Kristuses. Me hakkame haarama kinni sellest, mis meile kuulub Kristuses. Me hakkame asju võtma
ja aru saama vastu võtma asju, millest me varem ainult lootsime. Amen. Usk peab kasvama, usk tuleb kuuldus, me peame õppima kuulama Jumala sõna. Ja rohkem, mida me kuulame Jumala sõna, mida rohkem meie südamesse läheb, seda rohkem ma ka räägin. Vaata, ta ütleb, et ma usun ja sellepärast ma teen mida? Räägin. Amen. Me räägime neid sõnu välja, mida me tegelikult usume. Mõni võib rääkida usutunnistused, aga ja see peabki olema kogu aeg, aga me räägime sellepärast, et me usume. Amen. Ja ka Jeesus ütles, et inimene toob oma südame tagavaraks esile seda, mis tal seal on. Amen. Aga me ei saa seniga aru tegelikult, mis seal on, enne kui raskused. Ja miks paljud inimesed kukuvad läbi, ongi see, et rasketel aegadel nad ei oska ülistada Jumalat, nad ei oska kiita Jumalat, nad ei oska tõsta käsi püsti, halleluuja, läheme edasi, me oleme rohkem võitjad Kristus Jeesus, sest need sõnad ei tule nende suust välja, sest kui paljud ütlevad, sa ei tule ütlema, sa ei tea, millest ma läbi lähen, sa ei tule ütlema mida, ja siis kui keegi ütleb, aga kui sa oled rohkem võitja, siis inimesed pahanduvad, kui sa ei saa aru, millest ma läbi, raske on ju. See tegelikult näitab seda, et me ei ole katsumusest läbi läinud, me ei ole saanud tugevamaks. Iga katsumus, millest me läbi läheme, seda tugevamaks me saame. Sest see ongi, et iga üks võib ülistada, kui kõik ilus kena on, hästi läheb. Aga vaata, kui tulevad rasked ajad, vaata, kui jääd kõigest. Mis iganes on, tuleb sõda, mis me siis teeme? Ma ütlen, et praegu sõda käib seal, aga kui sõda tuleb sinu kodu õuele. Siis on küsimus, et kas me ütleme, et miks see küll minuga juhtus niimoodi, või me ütleme, et Jumal, sinu oled ustav. Sina tõmbad mind välja paksust, mudast ja porist. Usud, kõik oma sulased tõmbad välja, mina olen sinu sulane, sa tõmbad minuga välja sellest. Ja mina ainult ülistan, kiidan, sest mul on hea meel sinu sõnast. Ja Piibel ütleb, hõisaku nõudsega neid inimesed, kellel on hea meel issanda sõnast. Ja me hoiame kinni nendest tõotusest. Me hoiame kinni, sest minu sõnades on vägi, minu sõnades on jõud. Täpselt samamoodi, kui Jeesus ütles, nad läksid paati ja Jeesus ütleb, mida välja? Lähme üle teisele poole. Seal oli üks teekond vaja minna. Jah? Aga tõusis mis asi? Raskus ja torm tõusis. Ja mida tehakse selle asemel, et jüngrid haaravad Jeesus sõnast kinni, nad hakkavad süüdistama. Sinu pärast on meil siin nii raske. Sinu pärast on see kõik. Ja mitte see, et nad ei saa, vaata, tihtipeale inimesed süüdistavad teisi, aga istuda maad, et kuule, ma seisan su kõrval toes, haarame kinni sõnast. Läheme läbi koos. Tuleme võidukalt välja, aga mis on? Tuleb see süüdistus. Kas sa ei hooli meist? Sa ei hooli meist. Ja see oli see, mis tehti Jeesusele, aga Jeesus magas rahulikult. Miks? Sest ta teadis, et see, mis ta oli välja öelnud, selle sõna taga on vägi. Ja üks asi ta ütleb neile, ainuke asi, mis ta ütleb neile, ta ei hakka kaitsma, küsib ainult, kus on teie usk? Mida te kahtlesite? Ja see ütleb tormi ja vakka, nad lähevad üle teisele poole. See on samamoodi, kui Jumal sõna ütleb midagi ja me haarame kinni, hakkame seisma, teeme otsuse, et nüüd sest alates ma käin Jumala sõna baasil, ma võtan sellest kinni, ma luban sulle, torme tuleb ja kurat on seal paigas, et ära röövida sõna. Amen. Vaata, külvaja läks välja, külvas sõna. On ju nii? Sõna on seeme. Ta külvas välja ja üks sõna kuulutaja oli. Üks sõna oli. Aga pinnased olid erinevad. Ja pinnasest ta kirjeldab inimesi. Mulle kõlba see ja mulle kõlba too ja mulle kõlba kolmas ja see oli see probleem ja too probleem. Aga siis oli grupi inimesi, kes tegid otsuse, ma võtan vastu selle sõna, mis räägiti ja teen selle järele ja need olid need, kes hakkasid vilja kandma. Amen. Ja mida sõna ütleb teile, meile, kõigile, mida iganes igas olukorras vaja on. Ja kui on rasked ajad, ta ütleb, et mina olen sinu jõud ja tugevus. Mina olen sinu rõõm, ma olen sinu rahu, ma toon su välja. Määrad eelmine kord vaatasime, heitke kõik oma mure, kuid paljuks. Kirjad peaks olema seal. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Laiendat tõlge ütleb, heitke kõik oma mure, kõik oma ärevused, kõik oma mured, ükskord ja kui pikaks ajaks. Alatiseks tema peale, sest tema peab hoolt teie eest sügavama kiindumusega ja valvab teid väga hoolega. Amen. Ja kui me anname Jumalale üle, palju meile jäi.
Mitte midagi ei olnud meil, amen. Ja nüüd, kui ma usun ja see mure uuesti tahab tulla, ütled, jumal, ma andsin selle sulle. Kurat tuleb selle samaga pommid, mille räägi Jumalaga. Mul ei ole seda enam. Ma andsin selle üle Jumalale. Ma andsin selle Jumala, see on Jumala probleem, see on Jumal sinu probleem. Ja kui mul on vaja midagi teha, ma teen, ükskõik mis see probleem või mure on, aga päeval peaks ma ei muretse. See ei röövi minu rõõmu ära, see ei röövi minu rahu ära. Vaata, ma olen öelnud ja see ei muutu. Me oleme ainult nii tugevad kui see, mis meid saab maha kiskuda. Amen. Ja me peame aru saama, et meie rahu, meie rõõm, meie heaolu ei sõltu inimestest meie ümber mitte kunagi. Või meie heaolu, rahu, rõõm sõltub sellest, et me teenime elavat ja vägevat Jumalat. Amen. Sest et see olukord, situatsioonid, tihtipeale me ei saa neid kontrollida. Tormi tuuli me ei saa kontrollida. Aga kui me oleme rajanud oma elud Jumala sõnale ja rajanud selle, mis Jeesus on öelnud, siis tormid tulevad, aga kuna meie alus on fundamentaalselt Kristusel ja meil on õiged sõnad suus ja Jeesus Kristus võib olla meie tunnistus ülem preester, ta viib need sõnad Jumala ette, et Jumal vaata, need on sõnad, mis ta välja öelnud, ta seisab sinu sõnal ja Jumal on kohustatud meid hoidma ja kaitsma. Amen. Ja me ei saa kontrollida, mida inimesed teevad, mida nad ütlevad, kuidas nad käituvad. Aga me saame hoida kinni Jumala sõnast. Meil on õigus hoida kinni Jumala sõnast, meil on õigus olla rõõm, meil on õigus olla rahu. Mõned ütlevad, aga sa ei tea, mis ta tegi ja siis? See oli tema Jumalavaheline probleem. Meie kohus on Jumalat teenida edasi, minna edasi, Jumalaga haarata sõnast kinni ja kui vaja on, me peame isegi seisma koos inimesega, kes on võib-olla rünnakul, on nõrgem osapool, kuule ma seisan koos sinuga. Mitte, et me ei jookse uksest välja, ei viska käed üles, jookseme laiali, vaid me tuleme just kokku selleks ajaks, kiitma, ülistama Jumalat ja seisame üksteise kõrval toeks. Me läheme koos läbi sellest. See oli see, mis algkoguse tugevus oli. Nad oli üks hing, üks meel, üks süda, sest nad olid koos. Ja vaata, ükskõik mis olukord oli, nad olid koos, nad seisid üksteise kõrval. Nad ei jooksnud laiali. Raskus oli palju, igasugused raskus oli neil. Aga nad jooksnud laiali. Kuni Jumal nad laiali pillutab. Ma usun, et see, kui kogusel tuli suur tagakius, pillutas laiali, mõni ütleb, et näed, tuli tagakius. Mina usun, et põhjus oli sellepärast, mis ma arvan, et miks Jumal lubas selle tulla algkoguduse peale? Sellepärast, et Jumal ütleb, minge kõike maailma kuulutage evangeeliumi. Aga algkogudus istus Jeruusalemmas 10 aastat, 20 aastat, nad ei läinud kuhugi sealt. Evangeelium oli vaja välja saata. Ja vaata, kui nad läksid välja, nad ei läinud pettununa, kurvana. Kui sa vaatad välja, loed, nad läksid ja kuulutasid evangeeliumi igal pool, julgusega ja väega ja Jumal kinnitas sõna, nad ei saanud pahaseks. Nad said aru, et kuule, me oleme natuke eksinud, meil on vaja minna välja kuulutada evangeeliumi. Amen. Samamoodi meil on vaja, ja kui me näeme, et me ei ole sõna järgi teinud, käitunud, siis me haarame kinni ja teeme selle järgi. Aga sõna tuleb endasse panna. Mitte kunagi ära ütle, et ma olen seda juba kuulnud või ära raja oma usku kunagi oma kogemustele või teiste inimeste kogemustele. Või oma usk raja Jumalale. Ükskõik mis on, ükskõik mis olukord situatsioon on, Jumalal on alati õigus. Jumala sõnal on alati õigus. Ja üks asi on see, meil on vaja kõigil ühte ilmutust saada. Üks ilmutus on vaja saada. Jumal on targem kui mina. Oh ja, me teame kõik, et Jumal on targem kui sina. Siis ütleme tõesti, Jumal on targem kui mina. Ja üks ütleb seda välja, Jumal on targem kui mina. Et see ilmut, kui me saame selle ilmutuse aru, et Jumal on targem kui mina. See muudab perspektiivid kõik. See üks asi me teame, aga me saame aru ja mõtleme, et kuule, et Jumal ongi targem kui mina. Jumal lõi kogu universumi, Jumal lõi kogu täiuse, see lunastuse plaan, see sõnade vägi, rõõmu vägi. Kui ta ütleb, et rõõm issandas on meile kindlaks linnaks, siis see Jumala tarkus on selle taga. Jumala vägi on selle taga. Ta ütleb, ärge mossitage, ärge jonnige, ärge rääkige taga. Siis seal on Jumala vägi ja tarkus. Ja kui meil on ilmutus on see, et Jumal on targem kui mina. Kui Jumal on targem mina, siis ma ei tee neid asju. Sest seal on mingi vägi, seal on mingi eesmärk, kui me ei saa aru, mis see on, aga see on meie kaitseks. See on meie kaitseks. Ja see ilmutus, lihtsalt mitte see on ilmutusliku teadmist vaja, või võtagi tõsiselt, Jumal on targem.
Jumal teab rohkem, tema sõna on targem, tema sõna on väelisem ja ma panen Jumala sõnad enda suhu, sest nagu ta ütleb Jesaja kirjas, nagu vihm ja lumi tuleb taevast alla, aga lasin ta tagasi, nõnda minu sõna, kui lähtub suust, see ei tule tagasi tühjalt, teeb seda, milleks see välja lägitatud. Amen. Ja mida rohkem Jumala sõna välja lägitame, seda võimsamalt see meile tagasi tuleb. Amen. See on nii tähtis hoida kinni sõnast. Ja üks asi on see, Jakobuse kirjast aga räägib, mul ei ole välja toodud, aga me ei saa olla kaksipidis meelega inimesed. Ühel päeval tunnistame ühte, halleluuja, Jumal on imeline, Jumal on auline, Jumal on väeline, lugesin sõna, järgmine moment, ma ei tunne hästi, mul on jooki, ma ei tea, mis on, ma tahaksin, täna on pilvalune päev. Homme ei ole, täna on, homme ei ole, täna on. Me peame üle olema sellest, sest keegi suurem on meie sees. Keegi suurem on meie sees, igal ajal on see pilvalune ja me kristlastena peaksime olema, et meil ei ole pilvaluseid päevi, me peaksime hakkama välja rääkima. Kui need on su elus või meie elus liiga palju, hakka räägima, mul ei ole pilvalust peal, ma ei ole joojo. Ma olen alati pilve peal. Ma olen alati päikse käes. Sest Jumal on minu tugevus. Kuna ta sai meie nõrkuseks? Mitte kunagi. Ta on kogu aeg meie tugevus, ta on kogu aeg vägi meie sees. Piibel, hoidke kinni oma usutunnistusest. Hoidke kinni sellest. Ja see ongi see, et rajada, tõustud rääkida välja, kes ma olen Kristuses. Amen. Mul on hea meel, et varsti saab valmis see tõlge Kristuses. Me paneme välja selle siia A4 peale. See on see, mis meil on ka Kenneth Hagini temas raamat olemas ja nüüd on see võetud siis Nancy Dufresne'i ministrist välja, inglise keeles tõlgitud, nüüd me saame tõlgitud selle eesti keelte. Aga see ongi see, et kui võimalus on, võta see, räägi seda iga päev, tunnista välja, kes sa oled Kristuses, mis sulle kuulub Kristuses. Amen. Ja me peame olema nii täis Jumala sõna, nagu ma olen rääkinud pilootidega, ma ei ole rääkinud pilootidega, ma olen kuulnud pilootidega, ma isiklikult ei tunne ühtegi lennukipilooti, aga ma olen kuulnud, kui nemad lähevad sellesse treeningusse, neil on teatud tunnid, mis nad peavad üldse seal käima, enne kui nad üldse võivad istuda lennukikabiini ja lennata lennukiga. Ja kui nad on juba load kätte saanud, siis see treening jätkuvalt käib, kogu aeg käib, neil on aastad mingid tunnid. Ja ütles, et kõige kurvem on selle juures see, kes rääkis siis, kui ma kuulasin, et kui sa lähed sinna sellesse simulaatorisse, siis kogu aeg juhtuvad õnnetused seal. Ja seal oli ühtegi ilusat lendu, tõusu, kogu aeg on mingi õnnetus seda. Aga mina tean, nad treenivad sind kogu aeg, et kui see päriselt juhtub, sa oled valmis selle jaoks. Sest mõni mõtleb, miks see vajalik on, oled sa näinud lennuki seda kabiini, kokpit, kui see eesti keeles on, oled sa näinud seda kabiini, seal on meeletult palju nuppe, iga nupp teeb midagi, üks nupp paneb kütusepumba tööle, teine jätab seisma, üks paneb mis iganes, need nupud võivad, ja üks nupuvajutus võib olla elu-surma küsimus. Ja sul on ainult reageerimiseks aega 10 sekundit seal õhus olles, sest kui sa ei reageeri, tuled sa alla, sest kui see me teame, et maakülge tõmbejõud on võimas seadus, kuni tuleb see, mis iganes see teine seadus on, mis on võimsam, aga see on teatud kiirusel tekib siis tõstejõu seadus, aga kui see kiirus lakkab, hakkab automaatselt tööle maakülge tõmbejõud. Ja nüüd sellest pääseda, sul on vaja seal teha, ja nad treenivad nii palju, et isegi et sa une pealt, kui midagi juhtub, sul on 10 sekundit, see maksab sulle kätte elu. Sul pole aega võtta siis, et oota, mis see manual ütles mulle? Mis see manual ütles? Kuule, kui see manual on? Kes see manual on? Ma nüüd, kes see manual on? Kes see manual on üldse? Kes see inimene on? Aga siuke asi on ka olemas, jah? Ja sa ütled, et oota, see on koos teistele, kes see kaos juhib, et oota, ma ka hakkan uurima, see on siuke paks raamat, otsib ja siis vaatad, oi, näed, puud paistavad. See peab olema juba peas selge enne, kui sa sinna õhku lähed. Ja meil on see privileeg olemas Jumala sõna alusel siin maa peal olla võidukad ja panna seda rohkem endasse, et kui tuleb mingi olukord, situatsioon, torm tuleb, automaatselt seenub, palve, sõna, tunnistus, käitumine usu peale, astumine välja ja rääkida õiget sõnu. Raskedel aegadel me räägime alati õiget sõnu. Amen. Ükskõik, kui raske see aeg on. Ja see ongi see, et kui me saame aiu endale selle ja oma südamesse, et minu rõõm ja rahu, minu heaolu ei sõltu inimestest, vaid Jumalast, keda ma teenin. Ma ei räägi Jumala sõna inimese pärast, ma räägin selle pärast, et Jumal tahab, et ma räägisin, ma oleksin tugev ja kui olukorrad tulevad, ma suunan olla toeks ja abiks.
kujuta ette, tuleb inimene su juurde, teine õre vend, maailma inimene, samal ajal, kui sa oled pahas tujus ja halvas tujus ja halvas meeleajus ja kõik on, tundub, et kogu maailm on kokku kukkunud ja ta tahab abi. Ja ta ei tunne Jeesus Kristust ja sul on elusõna, sul on väesõna, sul on kõik olemas. Ja selle asemel öelda, et tule siia, me räägime elu, sul on panen käed su peale, Jeesus, sa oled terve, halleluja, Jeesus suri sinu pattude eest, kui sa tunnistad oma sugu, Jeesus on issand ja usud oma sõnus Jumala surust üles, sa oled päästetud, paranda meelt. Selle asemel, et jätta mind rahule, sa ei saa aru, millest mul oli raske päev olnud. Ja siis ta võtab, okei, ma jätan siis rahule, selge. Me peame olema tugevamad kui need. Ükskõik mis olukord, ükskõik situatsioon. Aga see tuleb selle läbi, et me räägime kogu aeg õiget sõnu, me oleme vedama aega Jumala sõnas, me kuuleme Jumala sõnad, ust tuleb kuuldus kuuldu Kristusena kaudu, me oleme imbunud läbi sellest kõigest. Samamoodi nagu need lennukipiloodid, nad imbunud läbi sellest, ja kui tuleb raske aeg, ja 200 inimest lennukis on päästetud. Kõõta ette, midagi juhtub ja piloodid aknast langevõrdi välja, vaata ise, kuidas hakkama saata. See on sama hea, kui me ütleme, et me läheme taeva ära, vaata ise, kuidas siin maa peal hakkama saata. Me läheme taeva ära. Kui see kokku kukub, Jeesus järgi tuleb, me läheme ära taevasse. Kui me oleme targad neitsid. Me oleme talepulmas. Ja siis, kui me oleme päästetud, oled sa pannud tähele, iga lennuõnnetus läheb uurimise alla. Miks see juhtus, mis see on, ja kas piloodid tegid õigeid otsuseid. Me läheme samamoodi uurimise alla Jeesus ette. Kas me tegime õigeid otsuseid? Ja nemad piloodid on elus, me jääme ka taevas ellu, aga seal on, miks sa nii käitusid, miks sa nii tegid. Ja on teatud tasud ja autasud. Piloodid samamoodi on teatud tasud ja autasud, nad käitusid õigesti, tegid kõik õigesti. Ja siin kunagi mäletate, oli film on tehtud sellest ka, kui üks lennuk maandus jõe peale kunagi ja piloot päästis ära, ma ei tea, mitusada inimest, 160 inimest või midagi. Siis filmis, ma ei tea, kas see päriselt oli nii ei olnud, aga siis läks sinna, hakkas teda süüdistama ja kas sa ei oleks sinna jõudnud, kas sa ei oleks sinna jõudnud ja kas sa ei oleks seda või toda või kolmandat ja taheti leida viga ja ta tuli puhtalt välja nagu sellest, et ta tegi kõik otsused õigesti. Ja selle otsustega ta päästis kõik inimesed seal lennukis. Päris huvitav film on nagu, samamoodi meil on olemas Jumala sõna. Meil on võimalik olla valmis iga olukorra situatsiooni jaoks ja see hakkab pihta. Me loeme sõna, me uurime sõna, me räägime sõna, me tunnistame sõna nii oma elu olukordade jaoks kui teiste jaoks. Sest me oleme elav tunnistus sellest, et Jeesus on olemas, Jeesus on päris, Jumal on olemas. Aga kui me käitume nagu iga teine pagan, iga teine maailma inimene, inimesed ei tee vahet meie vahel, siis me peaksime olema taevatähed. Me peaks olema maasool, me peaks midagi teistsugust peaks meist välja tulema. Ja ta ütlebki, vaata, tihtipeale inimesed üritavad muutuda ühtepidi, teistpidi, aga muutus hakkab meie sõnadest, meie mõtlemisest. Kas mitte Piibel ütle ka Rooma 12.2, ärge olge selle maailma sarnane, vaid muutuge teistsuguseks. Kuidas? Kuidas ta tahab end muutuda teistsuguseks? Oma meele, oma mõttemaailmaga, oma mõttemeelega. Me hakkame rääkima teisi sõnu välja. Inimesed puhul see on niimoodi. Jah, see olukord on niimoodi, aga minu Jumal on suurem kui see olukord. Ma usun, et Jumal suudab teha imesid. Ma usun, et Jumal on tervendaja. Ta on minu tervendaja, on sinu tervendaja. Aga me ei pane agasid. Jumal on tervendaja. Me ei raja kogemustele. Ühtegi asja me ei raja kogemustele. Et keegi kuskil terveks ei saanud, ei tähenda, et Jumal pole tervendaja. Jumal on alati tervendaja. Jumala rõõm on alati meie tugevus. Kõik oma murebime talle alati, see ongi see isegi iga kristlane Jumala laps saaks võtma selle, Jumal on alati õigus. Ta on targem kui mina. Me tihti tahame kiiresti hüpata süüdistama Jumal, et Jumal, miks see minu, Jumal, mis see. Selle istud maha, et Jumal, mida mina valesti tegin. Jumal, aita mind meelt parandada. Jumal, aita mul muutuda. Aita mul mõelda teistmoodi. Sest see kirjakoht pole muutunud. 2000 aastat on see seal olnud. Ja kõiki selle võtavad ja teevad selle järgi. Need saavad abi ja see töötab ja aitab neid. Amen. Halleluja, kiitus Jumal, meil on see privileeg tunda ja käia koos oma Jumalaga igal ajal. Amen. Ja meie kõige suurem vaenlane on meie ihu tegelikult.
Ja Piibel ütleb ka Rooma 12.1, mida ta ütleb? Tooge oma ihud Jumalale meelepäraseks, pühaks, meelepäraseks, milleks? Ohvriks. Kas ohverdamine on lihtne ja hea? Ei ole ju. Aga vaata, mis ta ütleb. Kusjuures Galaatia 5. peatükk 16. salm ütleb, aga ma ütlen teile, käige vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid. Ta ütleb, et käige vaimus. Kuidas me käime vaimus? Kas ma pean hakkama käima mõned vaimus käimine, et ma olen silmad kuklas või ma olen käin ringi, ma olen teissugune, spooky. Oleme näinud seda Kaspari movit, lendab ringi, ta on see vaim. Kuidas ma käin vaimus? Kuidas ma ei täida lihahimusid? See Piibel, et liha himustab vaimu vastu, vaim liha vastu. Need on üksteise vastu, et ei teeks seda, mida te tahate. Kas ta ütle mitte, et liha ja vaim on üksteise vastu? Liha ja vaim on üksteise vastu. Aga kui te olete vaimu ühitavad, siis te ei ole käsu all. Vaimu ühitavad, siis te ei ole käsu all. Aga lihateod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kiltkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selle sarnast, millest ma teile ette ütlen, nagu ma ka juba enne olen öelnud, et need, kes teevad need seesugust, ei päri Jumala riiki. Väga lihtne. Need on lihateod. Vaimuteod on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk. Piibel ütleb, kui te käite vaimus, mis ta ütles? Lihahimusid. Amen. Kuidas on vaimus käimine? Kui me käime armastuses, me käime rõõmus, me käime rahus, me käime pikas meeles, me käime lahkuses, me käime heatahtlikus, me käime ustavuses, me käime tasaduses, me käime kasinuses. Selliste asjade vastu ei ole käsku. Aga kes on Kristuse Jeesuse pärast, need on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega. Kui teete, need, kes on, mõned ma olen Kristuse päralt. Kui me oleme Kristuse päralt, me oleme oma ihudega midagi teinud. Ja ihu saab inimese suurimaks vaenlaseks. Ta ütleb, et võtke, ärge käige, seal on teod, mis on vaja teha. See on valiku küsimus. See ongi see, et aga ma ei tunne, ma ei taha. Rooma 12 ütleb, tooge oma ihud Jumalale elavaks, pühaks, milleks? Ohvriks, tema headuse pärast. Siin on teatud ohver, mis on vaja tuua. Amen. Ja sinu halvim vaenlane on paraku sinu liha. Ja kõige hullem on see on üks osa. Teine osa on see, miks paljud jäävad ilma oma tõotustest ja asjadest, tõotuste asjadest on see, et nad hakkavad arutlema lihalikult või meeltega või mõistuslikult, miks see või see või see või see asi ei taha toimida. See pole meie asi, see on Jumala probleem. Kas Jumal on üleloomulik Jumal? Kas mõni asi on võimatu Jumala ees? Ei ole. Ja see ongi see kõik see, mis me oleme siin maa peal õppinud, käinud, on see koolid, on see ülikoolid, kõik midagi. See on hea, see on vajalik, aga Jumal on suurem kui kõik see ja Jumal on üle kõige. Arstid käivad, õpivad arstiteadust ja see on väga hea, kasulik. Ja nad ütlevad, paljud haigused, need on ravimatud haigused. Jumal ütleb, et need on ravitavad. Need on ravitavad. Ja vaata, kui sa suudad olla arst ja seista Jumala sõnal, sa oled kõige võimsam, sest seal ei ole ühtegi olukorda võimatut. Amen. Aga liha hakkab tegutsema, kui me võtame selle loomuliku mõttemaailma omaks ja hakkame mõtlema, see olukord on võimatu, see on olukord. Jumal suudab. Kas me usume? See on täpselt see sama, läks, paati läksid. Torm tuli. Jumal läheb teisele poole. Olukord tundus, et see on võimatu. Me upume ära, paat täitus veega. Nad ei jõudnud enam vett paadist välja. See olukord läks nii crazy hulluks, et nad paat täitus veega ja nad ei jõudnud seda vett enam välja loota. Ja see oli see, et nad seisid teatud maani usus võib-olla, sest Jeesuse seal, ja kui teete, nad oleks pidanud vaatama Jeesuse peale. Kuule, Jeesus magab. Oi, see on kõik hästi. Jeesus, mis nad vaatavad selle rahule.
mis Jeesuses oli. Ka me peame õppima vaatama Jumala rahule, selle rahule, mis ta meile andis, sellele väele, mis ta meile andis. Me peame Jumala tõotused enda omaks tegema. Need kuuluvad meile. Oma rahu ta andis mulle, oma rahu ta jättis mulle. See on minu, ma ei toeta oma rahule. See oligi see, et nad vaatasid olukorda, situatsioonid, nad pidanud vaatama rahu peale. See on samamoodi, kui Peetrus kõndis vee peal. Mis juhtus? Ta keeras pilgu ära rahu pealt probleemi peale. Ja kohe hakkas vajuma. Samamoodi meie puhul on see, mis mõttes vajuma? Samamoodi on see, me usume tervist, ja me keerame pilgu ära selle pealt, hakkame vajuma, me peaksime kohe pilgu tagasi keerama. Ja see oli see koht, kus Jeesus tuli, aitas ta üles, hoida pilk alati Jeesuse peal, selle väe peal, Jumala peal. Inimesed kukuvad läbi selle pärast, et see torm on see olukord. Me arvame tihtipeale, et kui ma käin, kui ma tunnistan Jumala sõna, ma räägin Jumala sõna, ma käin, siis ei tule ühtegi tormi mulle, ühtegi ei tule. Tuleb, veel hullemaid tuleb. Et vaenlane tahab ära, vaenlane kohe. Üks asi oli see, külve läks välja, külvas sõna ja üks nendest oli, kes tuli? Kurat tuli, vaenlane tuli ja mida teha? Ära röövida sõna. See on see põhjus, miks inimesed ei käi koguduses, nad on kuradi ohvrid. Sest kurat on neile pähe pannud ära mine kogudusse, mis sa sinna ikka lähed, see on jama, sellelt inimeselt või tolled inimesed ikka, mis iganes seal on põhjusel, nad leiavad alati mingi kriitika meele. Ja see ei ole Jumalast, see on kuradist, miks? Et kurat saaks selle kätte. Ta ütles, et kuuldust sõnast polnud neile kasu, miks? Täpselt see imbud neisse. Me peame laskma sõnal imbuda endasse. Me peame olema soaked, läbi imbunud Jumala sõnast. Igas olukorras situatsioonis. Ja see on see ükskõik, mis tuleb, ükskõik, mis on, nagu Jerry Savelle ütles, et jah, meil oli palju probleeme. Me olime olukorras, et kas nüüd või mitte kunagi Jumal. Mis sellest teenistusest saab, me ei tea. Aga mitte keegi ei näinud seda temas. Sa ütles, et Jumal, see on sinu probleem. Sa oled täitnud mu vajadused. Sa oled teinud kõik. Ja kui me oleme heitnud kõik oma mured Jumala peale, mis meil üle jääb? Mis me teeme? Kõnnime Jumala sõna väes. Amen. Halleluja. Ja see üks sõna peab, ükskõik mis olukord on, mis iganes me käime. Kuidas me ütleme? Need tavalised loomulikud arutluskäigud või need mõttemaailmad üritavad meid piirata. Ja me üritame teinekord oma enda võimetega midagi saavutada. Inimesed võivad vaadata mõjutusi, probleeme, muresid, katsumisi, torme, raskusi, tuuli ning ütelda, et ma ei saa olla võitja. Kaastus liha meele ja kuradi keel on. Ma ei saa, mulle pole võimet, aga võimalust ega jõudu. Kuradi keel räägib välja, ma ei suuda, ma ei saa, jäta mind rahule, ära ütle mulle midagi, ma tahan minna oma ette olla. Nagu ma olen öelnud vahepeal, ma tahan metsa ära minna, ma tahan koopasse ära põgeneda. Minu oma sõnad on need. Aga see on vale, teen absoluutselt kuratlik vale. Kuhu mul põgeneda on, kui Jumal on minu sees? Kui suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas? Amen. Kui ma olen rohkem kui võitja. Ja kui me võtame kirjakoha Filippi 4.13, usukeel ütleb hoopis mida? 1.4.4, ja võtta ka see Filippi 4.13 on ka seal, jah. Usukeel ütleb mulle mida? Ma suudan kõik Kristuses, kes teeb mind vägevaks. Amen. Ma suudan kõik Kristus, kes mind vägevaks teeb. See on usukeel. Kurat ütleb, ma ei suuda, ma ei saa hakkama. Küll, ma suudan, ma saan hakkama, ma suudan kõik temas. Amen. Sest tema teeb mu vägevaks. Jälle me näeme, et me ei tee oma enese jõus. Me teeme selle jõus, mis Kristus on meile andnud. Amen. Ja see on see, mida usukeel räägib välja. Ja Paulus ütles ju seda, ma suudan kõik Kristus, kes teeb mind vägevaks. Paulus ei öelnud, ma suudan kõik teha sellepärast, et ma olen apostel. Ma suudan teha sellepärast, et ma olen Kristuses. Amen. Kelle läbi? Kristuse läbi me suudame. Ja me oleme sama palju Kristuses kui ka teine. Oli see Peetrus, Paulus, oli see Kenneth Hagen, on see Kenneth Copeland, on see veel. Me oleme täpselt sama palju Kristuses kui nemad. Ja me suudame tema läbi. Aga see peab olema usutunnistus.
ükskõik, mis olukord on, ükskõik, mis situatsioon on, me peame võtma kätte ja tunnistama. Amen. Sest vahepeal võib olla olukord, kus me tõesti ei jõua. Ma ei tea, mida me jõua. Jumala sõna on suurem. Jumala sõna on väelisem. Jumala sõna on võimsam. Amen. Ja teise Korintuse 5:17 ütleb meile, kui keegi on Kristus, siis ta on uus loodu, vana mööda, vaata uus on sündinud. Ja kui sa oled uuesti sündinud, ka sina uus loodu. See kuulub meile nagu igale teisele apostlile piiblis või Paulusele. Usukeel ütleb, ma suudan kõik Kristuses, mu taevane isa annab mulle jõudu, ma ei ole võidetav ega lüüa saanud. Mind ei ole keegi ära võitnud, ma olen võitja. Amen. See on usukeel, räägib seda välja igal olukorral, igas situatsioonis. Kui keegi on Kristus, on uus loodu, ma olen uus loodu, ma olen Kristuse sarnasega loodu, ma olen rohkem võitja. Rõõm issandus minu tugevus, ma suudan tema läbi, sest tema teeb mu vägevaks. See on usukeel, mis räägib välja meie seest. Amen. Liha tahab alistuda sellele emotsioonile, tundele, mis iganes on. Nagu lihateod on ilmsed. Need on jonnimine, üks lihategudest. Kui sa jonnid või me jonnime, me oleme lihateod. Kui me teeme ükskõik, mis need olid, vaimuteod on. Mis on lihateod? Teod ilmselt, need on hoorus, rüvedus, kiimalus, me teame, lihateod, nõidus, vaen, riid. Kui kiiresti inimesed tahavad riidu minna, kui tuli on. See on lihategu, absoluutne lihategu. Kadedus, vihastumised, jonnimine, kiltkonnad, lahkeõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selle sarnast. Need on lihateod. Vaimuteod on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahku, seadus, ustavus, tasus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsku. Amen. Aga see ongi see, et kui me allume oma lihale, siis järelikult me ei ole piisavalt palju tööd teinud. Aga küsimus on see, et kuna me muutume? Muutus peaks toimuma kohe. Me oleme juba muudetud. Miks? Miks me oleme muudetud juba? Me tegelikult ei võta kaua aega üldse. Siis me oleme uuesti sündinud. Meie sisse on pandud Jumala loomus. Me lihtsalt ei ole alistunud Jumala loomusele, vaid me tahame alistuda liha loomusele. Meie sees on, me oleme uuesti sündinud, me oleme uued loodud Kristus Jeesuses. Vana sai möödunud, seda vana inimest tegelikult ei eksisteeri. Ja me ei pea alistuma sellele vana inimesele üldse. Ja usukeel ütleb, ma suudan kõik Kristuses, mu taevan isa annab mulle jõudu alati. Ja me suudame Kristuses sama palju, kui Paulus suutis. Amen. Ja Rooma, ja mitte miski ei suuda meid mitte midagi ära võtta Jumala käest, kui me ise ei loobu. Sest Rooma 8. peatükk ütleb, ma olen veendunud, mida? Ei, seda seal ei ole. Ta ütleb, et ma olen veendunud milles. Ei, see tuleb vägev, ei inglid, ei miski. Suuda mind lahutada Jumala armastusest. Amen. Seal ei ole mitte ükski loodu, mitte ükski universumis asi. Ta ütleb, samast ta ütleb, et kus ta ütleb 8. peatükk, mul ei ole välja toodud, aga ta ütleb, et tema, kes oma poegagi säästud, kuidas te peaks kõike muud mulle annetama. Ta ütleb, sellest kõigest me saame mille? Täiusliku võidu. Amen. Ma olen juba võitjad ja ma olen veendunud, et miski ei suuda mind lahutada. Amen. Johannese 4.4 ütleb, suurem on see, kes on kus kohas? Sinus, kui see, kes on maailmas. Jälle me peame rääkima, suurem on kus kohas? Minu sees, püha vaim on minu sees, Jumala vägi on minu sees. See ongi see, et mida me suust välja räägime. Ja kas me siis, ja käitumine on täpselt see, ma usun seda, mida ma räägin välja. See ei ole see, et ma ei oota ühtegi tunnet, ma ei oota ühtegi imelist tunnet, vaid ma olen koos Jumalaga rohkem kui võitja. Ja ma käitun nii, nagu võitjad käituvad. Amen. See on usu tegu. Ma räägin ja ma tegutsen. Aga vaata, see ongi see järjekord, me jõuame, nagu ma olen öelnud, et igaüks võib rõõmutseda, hõiasada, kui kõik käib hästi. Me peame õppima teda tegema, kui kõik ei käi hästi. See on meie loomuse iseloom. Me usume sellepärast, et Jumal on meile usu andnud. Me räägime sellepärast, et me usume. Amen. Me käitume sellepärast, see on tõde. See on ülem tõde. Amen. Ja meil on vaja kõik need katsumused. Piibel ütleb, Jakobus ütleb, pidage lausa rõõmuks, mida? Kui te satute mitmesugust katsumustest,
see katsub läbi meie usu. Amen. Kui katsumisi kunagi ei tuleks, meil ei oleks õrna aimuga, kus me usk on või meie usk on. Amen. Meil on vaja neid ja meil on vaja läbi käia nendest, võitu seda. Aga tihtipeale on see, raskus tuleb, inimene jookseb, raskus tuleb, mulle ei meeldi inimene jookseb, mulle ei meeldi inimene jookseb. Seal on istud maa, kuule, ma olen põlvile parandan Jumala meelt, Jumal, anna mulle andeks. Ja see käib sekunditeks, otsused on sekundite küsimus. See ei ole niimoodi, et ma hakkan õppima tundma ühel päeval. Ei ole, see on kohe, me oleme sündinud praegu uuesti. Kui laps sünnib, ta sünnib. Amen. See ei ole niimoodi, sa ei ole veel sündinud. Oota. Siis ta hakkab kasvama ja ta sünnib ja me sündisime uuesti, me oleme uuesti sündinud, meie sees on elu, meie sees on Jumala loomus. Ja me paneme Jumala loomust enda sisse, selle läbi, et me loeme sõna, saame aru, mis meile kõik kuulub. See kõik kuulub meile. Ja nüüd me hakkame käituma ja me leiame, kuule, see kuulub mulle. Ma käitun selle põhjal. Ole see tähele pannud, on see ükskõik, mis olukord on, see lepingud, on see seadus, on see pärand. See nagu sa ei tea, sa ei käitu selle baasil, aga sa tead, et kuule, see kuulub mulle. Oot. Seadus ütleb, see on minu oma. Sa käitud selle peal, sa kaitsed seda, sest sa said teada midagi. Aga kristlastele tihpeale, see kuulub mulle, kuule, ma pean nüüd kaua sõnas olema, pean kaua meelt tunduma. Ei ole, see on sekundite küsimus. Ma mäletan väga hästi, nagu Kenneth Hagin ütles, et Jumal, ma sõidan sellega või tollega, auto oli läbi kulunud, riidulid läbi kulunud, kõik oli läbi kulunud ja Jumal, sinu sõna ütleb, et kui te tahate kuulata, saate süüa maa parimat. Jumal, ma tahan ja kuulan. Miks ma ei söö maa parimat? Jumal ütles, et üks probleem on selle juures. Sa kuulad küll, aga sa ei taha. Sa tegelikult ei taha. See ei võtnud kaua aega. Ütlesin, et Jumal, ma parandan meelt, nüüd sellest ma tahan. Jälle kõik. Sekundite küsimus. See on otsustav küsimus tegelikult. Ma tahan, ma muutun. Ma olen leidnud tõotuse piiblis, ma käitun selle tõotuse peal, nagu see oleks tõsi. Sa kaitsed oma asju siin maa peal, kas pole mitte? On ju nii? Keegi tuleb istub autosse. Nüüd see on minu auto, ma ütlen endale, kelle nimel see auto on. Hakkad kaitsma seda, sa seisad. Sa võtad kinni, viskad autost välja. Me peame kuradi kinni võtma välja, viskame igalt poolt, kus ta tuleb. Seistes Jumala sõnum, tema vastu seiske kindlalt usus. Ükskõik, mis on. Ükskõik, kui halb mul on, ükskõik, kui väsin mul, ükskõik, mis iganes on olnud, ma viskan kuradi välja. Sest kuradil ei lähe korda sinu heaolu. Ja meil peab olema julge, kus siin ütleme, meis on Jumala tarkus, tugevus ja võimekus. Me peame õppima, kuidas selle lasta tarkusel oma intellekti juhtida. Me peame õppima Jumala tarkusel lasta meie mõistust siis juhtida. Me peame laskma suuremal, kes elab meis, juhtida meie meeli ja rääkima läbi oma huulte välja seda. Me peame julgema mõelda Jumala mõtteid tema kombel. Me peame julgema öelda kõigi oma usuvaenlaste juures olekul, Jumal on mu vägi. Peab olema julgus öelda ükskõik ühelgi vaenlasel, ükskõik kes tuleb usuvaenlasele, Jumal on minu vägi. Kui keegi kuskil tahab meie usku röövida ära võtta, meil peab olema julgus öelda, Jumal on minu vägi, suurem on see, kes on minu sees. Ükskõik, mis olukord see on, meil peab olema see julgus. Amen. Laul 23:4-5 ütlevad laulud. Kui ma kõnniksin surmavarus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, su kepp ja saun, et rööstivad mind. Sa katad mu ette laua, mu vastusilma all, sa võiad mu pea õliga, mu karikas on. Kuna Jumal, kus kohas Jumal katab meie laua? Vaastate silma all, kuidas nad teavad, laud on kaetud? Me räägime välja seda, mis seal laua peal on. Ja me käitume selle baasil. Amen. Laul 27:1 ütleb. Issand on mu valgus ja mu päästja, keda ma peaksin kartma. Issand on mu elu kindlus, kelle ees ma peaksin värisema. Kes on meie kaitse? Kes on meie kindlus? Jumal, issand. Amen. Amen.
Laul 23 peaks olema igapäevane tunnistus. Jumal katab mulle laua mu vaenlaste siia juures olekul. Tänu Jumalale, issand, on mu vägi. Ta on mu elu tugevus, kelle ees ma peaksin kartma. Suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Kristuses on Jumal teinud mind suuremaks mu vaenlastest. Ma seisan ja kuulutan, ükski, kes usub Kristus ei jää häbisse, Rooma 10:11. Mitte ükski, kes usub Kristus ei jää. Need on meie sõnad olema kogu aeg suust välja. Kogu aeg rääkima seda välja. Amen. Me ei saa häbisse jääda. Jumala vägi on meie oma. Kristuses oleme suuremad kui me vaenlased. Me ei usalda oma enda väge, sest Piibel ei ütle kunagi sõnagi minu enda tugevuse kohta, meie enda tugevuse kohta. Paulus kirjutas Efesoses kogudusele ja ütles, lõpuks me vennad, saage tugevaks issandas ja tema tugevuse jõus või väes. Efesose 6:10. Jumal on meie tugevus ja meie võime. Amen. Ja me peame õppima mässima Jumala lubadustesse. Amen. Me peame teadma, mida Jumal on meile lubanud ja mässima ennast nende sisse. Amen. Ma tahan nüüd huvitavad. Ja me peame alati tulema kogudusele rääkima Jumala sõna. Kogudused. Paljud tulevad kogudusele ja räägivad Jumala sõna julgesti. Aga me peame seda tegema väljaspool kogudust ka. Igal pool. On see töö, on see kodu, on see kogudus, julgelt Jumala sõna. Mässima ennast Jumala lubadustesse. Ma tahaks just huvitavat lugu lugeda ette. See oli siis 1933. aastal San Diegos, Californias üritas grupp mereväelasi valitsuse ehitada dirižaabelit. Keegi tea, mis on dirižaabel? Keegi tea, mis on dirižaabel? Dirižaabel on heiliumiga täidetud siis õhulaev. Ma ei mäleta, et mingi suur õnnetus oli kunagi ammu, mida räägiti. Ma ei mäleta, mis ta nimi oli. Ta oli väga ohtlik, ta oli siuke nagu siukse kujuga läks. Ja all oli see paadik. See on siis dirižaabel. Õhupall põhimõtteliselt. Nad on heiliumiga täidetud õhupall, mis on väga tuleohtlik. Nad üritasid ehitada. Kui maa peal meeskond üritas dirižaabeli masti kinnitada, lendas see ootamatult õhku. 3 meest rippusid väidetavalt lennuki küljes ja lendasid koos sellega ülesse. 2 neist kukkus peagi surnuks. Kuid 1 rippus lihtsalt lennuki küljes, kui see aina kõrgemale tõusi, kuni ta taevasse vaid täpina paistis. Inimesed karjusid allpool, sest teadsid, et ta võib iga hetk surra, kuid ta rippus veel 2 tundi küljes. Hiljem õnnestus neil dirižaabel alla tõmmata ja köiest rippunud mees päästa. Kiirabi ootas, et mees haiglasse viia, kuid mees ütles, et temaga on kõik korras. Inimesed küsisid sellelt noormelt, kuidas ta oli nii kaua vastu pidanud, kui 12 meest surnuks kukkusid. Ta rääkis neile, et oli köi abil endale, siis köi endale ümber kere kinnitanud, mis seal tema kõrval rippus, et ta ei pidanud köiest kinni hoidma ja köis hoidis teda. Ta oli lihtsalt vabalt kiigutanud, nautides maastiku, samal ajal kui kõik allpool olevad inimesed karjusid ja paanitsasid, arvates, et ta sureb iga hetk. Ja kahjuks enamik kristlasi on nagu need 2 meest, kes kukkusid. Nad üritavad kinni hoida ja vastu pidada, kui nad alla annavad. Mõned kukuvad siis, kui kõik, mida nad peavad tegema, on et mitte kukkuda, peaksid kõik tegema hoopis seda, et mässida ennast Jumala lubadustesse. Et asemel kukkuda pikale maa on see, et mässida Jumala lubadustesse ja vabalt kiikuda. Nad saaksid nautida maastiku, pannes samal ajal Jumala sõna enda heaks tööle. Kuidate, see on täpselt sama, mis juhtus, oli see, et paljud hoian kinni. Ja need 2 meest kukkusid alla. 3. mis ta tegi, ta sidus köi ümber enda keha ja köis heidis teda kinni. Ja selle asjaga inimesed paanid, mis saavad, see on juba olukord. Tema nautis. Maatas maastikku, nautis. Miks? Sest ta ei hoidnud oma jõus kinni. Ta köis hoidis teda. Samamoodi on meie puhul, me peame usaldama Jumala sõnad. Jumal sinu sõna ütleb, ma hoian kinni, ma mässin ennast Jumala lubadustesse ja naudin enda ümber olevat.
aga miks me ei naudinud ümber olevat, sest me vaatame, see on juba. Aga samas Jumal ütleb, Jumal, ma olen sinu poolt. Ma ei hülga sind kunagi, jäta sind kunagi maha. Ma toon su välja igast olukorrast. See mees oli seal õhus 2 tundi. Ta ei teadnud, kuna ta sealt alla tuleb. Aga talle näid korda, ütles, varem või hiljem ma tulen siit alla. Ja ta ei köis hoida seda. Samamoodi Jumal lubadused hoiavad. Ja samas inimesed all, ma ei tea, mis sa, kuidas sa, paanitsevad, mis on. Ja tema lihtsalt kõigub seal. 2 kukkus surnuks juba. Miks? Sest ta ei üritanud hoida Jumala lubadusest kinni, vaid ta mässis Jumala lubaduse endast kinni ja see lubadus hoidis teda kinni. See on 2 erinevat asja täiesti. Ja me peame mässima ennast Jumala lubadustesse. Ja hoida see, hoiab meid üleval ja kinni. Amen. Ja see on see asi, ongi see, et kuidas me mässime Jumala lubadustesse. Me puurime, paneme sõnad oma suu, räägime seda välja. Ja ütleme, et usaldame Jumala sõna. Usaldame, et Jumal on õige. Jumal on väeline. Jumal, ma olen sinus, sina oled minus. Amen. Igas olulises situatsioonis me räägime, et Jumal, sa oled katmata laua, ma ei häbene sinu sõna. Igas olulises ma räägin välja. Ma olen julgen öelda kõigile, et suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes maailmas. Amen. Ja kui tulevad rasked ajad, siis me ei ole näinud rasked aega. Ja me ei taha, et need tuleksid, kui me tahame neist ilma olla, nagu Terisse välja ütles ühes kohas, üks meest oli tema juurde, et palveta, et mul ei oleks ühtegi rasket aega enam kunagi. Et Jeesuse nimel sure ära. Aga ma ei taha ära sure, ma ei taha ära tulla. Kui sa ei taha, see on ainukene viis, kui sul pole ühtegi rasket olla, ära taevasse. Ja siis palusid Jeesus, Jumal, tee nii, et ta ei sure ära, et õpiks käima sinu tõnnistustes, sinu tõotustes. Amen. Täpselt sama on see, et tihtipeale ongi see, inimesed kukuvad läbi, nad üritavad ja siis, see ei tööta, jooksevad minema või on mingi raskus tuleb või siis nad leiavad uue õpetuse, ma uskusin, ma ei saanud terveks, Jumal ei taha terveks teha. See on vale. Seda ma vaata, et Jumal, sinu sõna on õige, kus ma olen valesti teinud. Ma mässin ennast Jumala lubadustesse, Jumala tõotustesse. Ma mässin ennast tema ligiolusse, ma mässin ennast ja see hoiab mind üleval. Näeb seda nagu see mees, kui ta lihtsalt kõikus 2 tundi, kuni ta toodi alla ja probleem lahenes. Samamoodi on see, nagu Abraham, Jumal ütles, sinust saab paljud rahvast isa. Ja mida Abraham tegi? Pidas ustavaks teda, kes oli tõotuse andnud. Ja ei läinud usus nõnda, vaid andis Jumalale austus. Ja varem ja hiljem, tänapäeval me räägime, ta oli palju rahvast isa. Ta oli 1000 aastad enne meid. Ta sai selle tõotuse kätte, sest ta pidas ustavaks. Ja see oli see, kuidas ta tuli. Ta kiitis, ülistas Jumalat. Me on samamoodi meie, kuidas me saame? Me läheme tänus, palves Jumala ette, me tunnistame, räägime ja me saame nägema imelisi asju. Amen. Mässime ennast Jumala lubadustesse, mässime ennast Jumala sõnasse. Amen. Ja kui tuleb katsumine, ükskõik mis tuleb, tuleme võidukalt läbi. Tee otsus, järgmine kord, kui tuleb raske aeg, raske moment, ükskõik mis olukord on, igal on erinevad, tee otsus rõõmustada, tee otsus naerda. Ja tee otsus, mida keegi ei saa aru, et mul on raske olla. Amen. Sest Jumal on minu jõud, Jumal on minu tugevus. Amen. Ja oleme valguseks siin maa peal. Ja las Jumala õnnistus, Jumala tõotus hoiab meid üleval. Seisame selle peale. Ärme üriti hoida kinni. Kui me ise omast jõust seda kõike teeme, vägevus on meie sees. Me loomus on meie sees. Amen. See kuulub meile. Me oleme uued loodud. Otsus, ma olen uus loodu. Ma olen teistsugune. Ma ei leia ühtegi. Vaata, mõistus üritab alati tuua midagi. Kas see või too või kolmas. Leida mingi põhjus, mingi vabandus, mingi loogika. Jumal ütles, nii on kõik. Mingid loogikat vaja pole. Kuidas saab, ma ei tea, Jumal sinu sõna hoiab. See on see, kuidas ta hoiab meid. Me ei ürita Jumalale teed leida, vaid Jumal on tee, tõde ja elu. Me seisame selle tee peal. Amen. Halleluja. Isa Jumal, me tuleme ette Jeesuse nimel. Sa oled ustav õige, hea Jumal püha. Isa, me täname sinu sõna, see nimel. Sa oled ustav ja hea.
isa, me anname sulle au ja kiituse ülistuse kogu südamest. isa, me täname, et see sõna kannab vilja. isa, ma tänan, kõik, kes seda kuulavad, saavad sellest abi ja seisavad sinu peal ja sinu sõnutuse mässivad ennast sinu tõotustesse, sinu sõnasse. ja isa, lase olla meie sõnad õiged ja head ja pane valvur meie huultele, et me ütleksime veel õigeid sõnu, tarku sõnu, ülesehitavaid, julgustavaid sõnu ja muutuksime sinu sarnaseks. isa, sinu sõna on lihtne ja hea. ja isa, me saame olema valguseks siin maa peal. isa, me anname sulle kogu au, me anname sulle kogu kiituse, ülistuse. Jeesuse Kristuse nimel. Amen.